Ettekande teema on ebaausad kauplemisvõtted e-kaubanduses ja teile räägib sellest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti jurist Martin Zimmermann. Ja annangi sõna üle Martinile, palun. No nii, aitäh. Ja, et teise siis ettekande pealkirjaks on ebaausad kauplemisvõtted e-kaubanduses. Et siin ülesehitusliku poole pealt siis kõigepealt väike selline sissejuhatus regulatiivse poole peale, ehk siis anname ülevaate sellest, et millised seadusest tulenevad nõuded siis on kehtestatud kauplemisele ja mida siis kauplejad peavad järgima, kui nad e-kaubanduses oma kaupu või teenused müüvad. Ja ettekande siis teine pool keskendub näidetele, ehk siis sellele, et milline on meie ametipraktika ja mida võib-olla peaks siis millised näited võiks ettevõtja teada, kui ta e-kaubandusega tegeleb. Aga jah, kõigepealt põhimõte siis kaubanduses on see, sealhulgas e-kaubanduses on see, et igasuguse kauba või teenuse müük peab toimuma siis tarbija suhtes ausalt. Et see tähendab seda, et sisuliselt teha, et igasugune kaup ja teenus, mis on ettevõtte poolt on pakutav, et et ettevõte peab lähtuma siis sellest, et tema on justkui siis sellest tehingus see tugevam pool ja tarbija on nõrgevam pool. Ja see tähendab seda, et kaupleja ei tohi siis oma positsiooni tarbija suhtes niimoodi ära kasutada. Ja kaupleja siis peab seejuures tehinguid tehes peab järgima head kaubandustava ja just nimelt, et ausus on see keskne mõte selles kogu sellest, mis puudutab ebaausat kauplemisvõtteid või kaubandust üldse. Ebaausa kauplemisvõtetega seonduvalt siis on mitmed erinevad mõisteid, millele siis väike sissejuhatus, mida võiks teada, et kui kaupleja hakkab siis oma kaubandustegevusega tegelema. Kõigepealt siis jah, kauplemisvõte, kõik nii see mõiste kui ka siis kõik teised on tulenevad siis tarbijakaitse seadusest. Tarbijakaitse seadus siis paragrahv 13 lõige 1 näeb ette, et kauplemisvõte on igasugune kaupleja poolne kas tegevusetus, teguviis või reklaamid, mis on siis otseselt suunatud mingisuguse kauba või teenuse müügiks pakkumisele või reklaamimisele, mis ütleme tarbijatele siis suunatud kaubad ja teenused sisuliselt. Niimoodi lühidalt võib öelda, et kui kaupleja pakub mingisugust kaupa või teenust tarbijale, siis on tegemist kauplemisvõttega. Ebaaus kauplemisvõte on siis selline tegevus, mis on kauplemisvõte on siis ebaaus, kui see on vastuolus siis kaupleja poolt majandus- või kutsetegevuse järgitava hoolsusega ja siis see moonutab või siis tõenäoliselt moonutab keskmise tarbija majanduskäitumist. Et ütleme selleks, et hinnata, kas kauplemisvõte on nüüd aus või ebaaus, et seal on oluline see, et ei hinnata mitte ütleme konkreetsed tarbijad, kes on selle ebaausa kauplemisvõtte ohvriks langenud, kui nii võib öelda, vaid võetakse siis aluseks keskmine tarbija, ja siis hinnatakse seda, et kuidas tema pidi sellises olukorras käituma või kuidas ta oleks pidanud sellest aru saama. Oluline on ka see, et nagu enne öeldud, et kaupleja peab siis järgima ametialast hoolsust. Et esiteks ta peab järgima head kaubandustava ja teiseks siis ta peab lähtuma tsiviilõigusest tuttavast ja ausa põhimõttest. Ja samuti, kui on kehtestatud siis mingisugused majandus- või kutsetegevuses järgitavad käitumise eeskirjad või koodeksid, et siis on ka ettevõte neid kohustatud järgima. Nagu enne oli juttu sellest keskmisest tarbijast, et keskmine tarbija ongi siis see, kelle perspektiivis seda kauplemisvõtet tuleb hinnata ja see on siis selline piisavalt teavet omav, mõistliku tähelepanelikku ja ettevaatlik tarbija. Ja
nii, ja siis jah, et kui ütleme, see kauplemisvõte või jah, on suunatud siis mingisugusele tarbijarühmale, et siis võetakse aluseks siis selle keskmise tarbijarühma siis keskmine liige. Kui rääkida ebaõiglase kauplemisvõtetest, siis sisuliselt saab neid ka liigitada siis kaheks, kas siis eksitavad või agressiivsed kauplemisvõtted. Eksitav on siis, see võib olla nii tegevus kui ka tegevusetus ja eksitav on siis kui teave on ebaõige või siis õige teabe esitusviis petab või tõenäoliselt petab siis tarbijat niimoodi, et tarbija teeb selle alusel siis tehinguotsuse. Et jah, ütleme, seadus näeb ka ette kõik see kogu see info, et mis on need tehingus tähtsad asjaolud, mille osas tuleb infot anda, ehk siis mis osas peab see info olema kindlasti õige. Et jah, selles mõttes ütleme e-kaubanduses tuttavad, et kas veebipoes kaupa on, eks ju, ja milline on selle hind ja ütleme, mis on soodushinna eelised ja nii edasi, et ja neid võib-olla loetelu ei ole mõtet siin liiga detailseks minna, sest kõige parem üldjuhul on õppida näidete varal, et mis ka koheselt tulevad. Jah, aga oluline on see, et see teabe peab olema siis õige ja muuhulgas ka siis peab selles teaves olema info kauba peamiste omaduste kohta. Ja see on siis info, mis peab alati olema korrektne ja see puudutab siis kauba või teenuse kättesaadavust ja kogust ja riske ja nii edasi, et sisuliselt põhimõte on see, et kui mingit kaupa või teenust müüa, et siis tuleb anda tarbijale kogu see info, mis tal on vajalik selleks, et see tehingotsus teha. Aga siin ütleme jah, et seadus näeb ette siis ka tarbijate seadus näeb ette sellise loetelu, millised kauplemisvõtted on kindlasti keelatud. Et selles osas ma ütleme nii, et kuna see loetelu on väga pikk, seal on peaaegu et natuke alla 30 sellise tingimuse, kauplemisvõtte, mis on keelatud. Et siin tegingi väikse ülevaade nendest kauplemisvõtetest, mis võiks siis e-kaubanduse puhul olla asjakohased ja mida tuleks tähele panna. Nii, aga jah, ütleme esimene näide võib-olla on siis see, et keelatud on siis kauplemisvõtted, mis puudutavad igasuguseid märgiseid või kvaliteedi või usaldusmärgiseid. Eestis klassikaline näide on selline e-kaubanduse liidu poolt välja antav turvalise ostukoha märgis, mis tähendab seda, selle märgise väljaandmiseks on kehtestatud oma kord, teatud tingimused ja siis seda märgist tohivad oma veebilehel avaldada üksnes poed, kellel on siis see märgis väljastatud. Ja sisuliselt, kui nüüd on pood, kes siis teeb sellest märgisest mingisuguse oma koopia või modifitseerib seda teatud viisil selliselt, et keskmine tarbija, kui seda modifitseeritud märke näeb, arvab, et tegemist on e-kaubanduse liidu turvalise ostuga märgisega, et siis sellise võltsmärgise kasutamine juhul, kui nüüd see ei ole väljastatud e-kaubanduse liidu poolt, et see võib olla käsitletav ebaausa kauplemisvõttena. Teine näide, mis jah, et kindlasti on keelatud ka kauplemisvõte, mis puudutab kauba olemasolu ja saadavust. Et jah, seaduses sõnastus on siis selline, et keelatud on siis kauplemisvõte, mis on väide, et kaup on saadaval ainult väga piiratud aja jooksul. Et selle eesmärk on siis see, et tarbija näeks, et tal on väga vähe aega või piiratud aeg selle tehinguotsuse tegemiseks ja siis tal tekib selline teatav sund seda otsust kiiremini teha. Tavalised näited on näiteks see, et kui märgitakse sellise kampaania raames või kampaania bännerile, et antud pakkumine
ütleme ainult 1 päeva või 2 päeva, aga tegelikkuses noh, lihtsalt iga päev muudetakse seal vastavalt seda nii-öelda kuupäeva, et tegelikult ei ole nii-öelda tegemist piiratud ajaga kampaaniaga, vaid see kampaania kestabki nii-öelda iga päev ainult, et bänneril on erinev kuupäev. Et selline tingimus ei ole kindlasti, ütleme, selline kauplemisvõte on käsitletav keelatud kauplemisvõttena. Noh, samuti siin on, ütleme, üks näide, et kus on siis tegemist oli nii-öelda vautšeri portaaliga, kus siis on selliseid, tihtipeale seal on niimoodi, et teatud see pakkumisel on teatud ajaline piir, ütleme, pakkumine kehtib teatud päevade arvu või teatud tundide arvu ja siis, kui need tunnid saavad täis, siis pakkumine justkui peaks lõppema. Aga tihtipeale see nii ei ole, sellepärast et kui on selline nii-öelda tundide loetelu siin, siis siin on näha, et üks päev on aega 31 tundi pakkumise lõpuni, järgmine päev on 21 tundi ja siis kolmandal päeval on juba 51 tundi, et mitte see, ütleme siis pakkumine ei jookse mitte nulli, ehk siis lõpp ära, vaid pakkumise kuupäev on seda tundide arvu pikendatud, ja seega siis nii-öelda selle teisel päeval on märgitud, et viimane päev, et pakkumine lõpeb täna, et selline käitumine on kindlasti käsitletav keelatud kauplemisvõttena ja üldjuhul on praktika selline, et kõikide e-kaubanduses üldjuhul selliste ajaliste piirangute seadmine seda käsitletakse ebaausa kauplemisvõttena, et selliste counterite nagu siis kasutamine, selles osas tuleb olla nagu väga ettevaatlik, et tihtipeale üldreeglina järelevalveasutusel on tekkinud juba selline praktika, et kui mingil veebilehel on näha, et sellist counterite või kella kasutatakse, et see üldjuhul viitab sellele, et tegemist võib olla sellise ebaausaid kauplemisvõtteid kasutava kauplejaga. Samuti on siis keelatud sellised kauplemisvõtted, mis puudutavad, ütleme, lõpumüüki. Ehk siis kaupleja sellist väidet või lubadust, et kaupleja hakkab oma tegevust lõpetama või siis tegevuskohta vahetama. Tavaline näide on selline suured allahindlused, eks ju, tavapoodides, et sulgemismüügid, eks ju, aga põhimõtteliselt see kehtib ka e-kaubanduse puhul, et kui tehakse, ütleme, mingisugune kevadkampaania või sügiskampaania, et seal ka selliste, ütleme, kõik, mis puudutab, ütleme, väiteid seda, et kaupleja hakkab oma tegevust lõpetama või siis tegevust, ma ei tea, fookust muutma, et kui selle raames tehakse kampaania, siis tuleb olla nagu ettevaatlik ka, et siis täpselt lubatud päeval ka nii-öelda tegevus lõpetada. Siis järgmiseks on näide nagu sellisest olukorrast, kus tarbijale on seadusega antud teatud õigus. Näiteks kõik on teadlikud, et e-kauplust ostes on tarbijal õigus 14 päeva jooksul taganeda või siis, ütleme, 2 aasta jooksul esitada pretensiooni, et juhul, kui nüüd kaupleja asetab oma veebilehele sellised kas bännerid või siis reklaamid, et tegemist on sellise erakordse võimalusega, mida pakub ainult konkreetne e-pood, et sellist tarbijale õigust lepingust taganeda 2 nädala jooksul, et sellisel juhul ka sellised bännerid on käsitletavad ebaausa kauplemisvõttena, et see, et kui tarbijale mingisugune õigus tuleneb seadusest, et see ei tähenda seda, et selles osas võiks nagu teha sellist reklaami, et tegemist on ainult siis soodustusega, mis kohaldab ainult selles veebipoes. See oleks põhjendatud näiteks siis, kui tarbijal on õigus mitte taganeda lepingust mitte 14 päeva, vaid näiteks 15 päeva või 30 päeva. Et sellisel juhul see on tõesti seaduses soodsam tingimus. Järgmine
probleem jah, ütleme kauplemisvõte, mis on käsitletud või keelatud kauplemisvõttel, on igasugused sellised väited, et mingisugune tegevus siis ohustab kas tarbijat ennast või siis tema nii-öelda perekonna turvalisust. Et siin eelkõige seondub sellised väited, ütleme, toodetega, mis näiteks parandavad, on nii-öelda tervist parandava toimega, näiteks kui väidetakse, et tegemist on tablettidega, mis ravivad näiteks südamehaigust või ravivad vähk või midagi sellist, et või siis näiteks sama regulatsioon kohaldub ka siis, kui reklaamitakse näiteks kindlustusettevõte pakub reklaami, et kui nüüd seda kindlustuslepingut mitte sõlmida, et siis see tähendab seda, et perekond näiteks võib jääda tänavale, et maja põleb maha, aga kuna kindlustust ei olnud, siis keegi neid kahjusid kinni ei maksa, et selles suhtes ka sellistele tarbija tunnetele mängimine on keelatud. Siin järgmine valdkond on muidugi soodushinnad, et siin on üks näide praktikast, kus e-kaupluses oli müügil diivan, mille hind oli 485 eurot ja siis oli näha, et ütleme, selle tavahind oli 798 eurot, ehk siis 313 eurot kallim tavaliselt. Kui aga natukene vaatasime seda veebilehte lähemalt ja siis analüüsisime selle konkreetse kaupleja siis praktikat, et mis hinnaga ta siis seda konkreetset nurgadiivanit müüs, siis tuli välja, et tegelikult ütleme, see on selline viimase poole aastaga graafika, et oli näha, et selle tavahinnaga ehk siis 800 euroga müüs ta seda diivanit ainult üks päev kuu jooksul, mis tähendas seda, et justkui ütleme see väide, et tegemist 800 euro näol on tegemist tavahinnaga, et see oli kindlasti tarbijat eksitav. See tähendab seda, et tegelikkuses see tavahind, kui vaadata seda graafikut, siis see tavahind ilmselt oleks pidanud olema seal kuskil 525, 550 kuskil seal vahemikus. Ja loomulikult, kui on võimalik selline rikkumine ära tõendada, siis siin ei ole mitte mingisugust kahtlust selles, et ettevõtja on kasutanud nii-öelda ebaseid kauplemisvõtteid. Et kahjuks on selline tavahinna kuvamine on hetkel Eesti turul üks sagedasemaid rikkumisi, mis tähendab seda, et selles mõttes järelevalvet teostava asutusena oleme ka meie pidanud selle oma fookusesse võtma. Ja sellega seoses ongi oluline võib-olla selgitada, mis siis see nii-öelda tavahind on ja mis ta ei ole. Et tavahind, ta ei saa olla konkurendihind, ta ei saa olla mingisuguse mitme konkurent, ehk siis turu keskmine hind. Ta ei saa olla ka tootja poolt märgitud soovituslik hind. Ta ei saa olla hind, mis ei ole varasemalt antud poes kehtinud ja kindlasti ta ei ole siis ka tavahind. Ütleme, tavahind peab olema siis midagi sellist, et saab kehtida siis ütleme, tavahind moodustub siis sellel hetkel, kui kaupleja paneb selle toote enda poodi müüki, et sellisel juhul sellest hetkest alates saab hakata hindama, mis see tavahind on. Näiteks kui tavahind, kui toode tuleb müüki, ütleme, hinnaga 100 eurot, siis kui pood tahab, ütleme, paari kuu pärast korraldada allahindlust, siis ta saab märkida, et selle tavahind on 100 eurot, mitte siis vaadata, palju see konkurentide juures on ja nii edasi. Et see küsimus on ka, ütleme, teistes liikmesriikides probleeme tekitanud, et Eestis Euroopa Liidu liikmesriikides tavaliselt on kehtestatud seadusega selline, ütleme, soodusmüügiperiood. Tavaliselt on siis 2 perioodi aastas, suvel ja talvel,
ja mille jooksul siis on võimalik kaup üldse alla hinnata. Eestis selline hooajaline soodusmüük ei ole reguleeritud ja sellest tulenevalt ongi järelevalve raames sellise nende rikkumist siis tuvastamine ja siis nende turult kõrvaldamine on kindlasti üks olulisemaid prioriteete. Et jah, ütleme järgmiseks keelatud kauplemisvõtteks on siis igasugused õnnemängud ja auhinnad ja nüüd väited, et nendes mängudes on võimalik võita ja igasuguste tavaline see olukord, mis kahjuks seoses sotsiaalmeedia tulekuga on tekkinud, on siis ka igasuguste selliste auhindade lubamine ilma neid tegelikult välja andmata. Et siin on üks näide, kus Instagrami vahendusel siis kuulutati välja selline loos, et hakati loosima teatud tooteid ja selleks siis, et sellel osaleda tuli teatud tingimused, aga mingil hetkel hakkasid kuna see kampaania osutus võrdlemisi populaarseks, siis hakkasid tulema võrdlemised selle kohta, et küsimused selle kohta, et kes siis selle võitis. Ja inimesed hakkasid kirjutama siis selle teenuse või selle kaupleja sinna sama Instagrami leheküljele, et kes siis võitis, et oleks hea teada, kes siis selle soovitud auhinna endale saab. Ja ettevõte sellele kahjuks ei vastanud, mis tähendas seda, et siis tuli järelevalve raames tuvastada, et kes see võitja oli, kas talle saadeti siis see toode välja ja isikuliselt siis tuvastada, et ettevõtja ikkagi andis välja selle auhinna, mille ta lubas välja anda. Ja antud juhul õnneks oli ettevõte käitunud korrektselt, tal olid välja anda kõik vestluslogid nende võitjatega ja siis tõendid selle kohta, et need on välja saadetud postipakiautomaadi vahendusel ja nii edasi, et selles suhtes ettevõte käitus igati korrektselt, aga lihtsalt antud juhul oli probleem selles, et see oli siis teistele tarbijatele kommunikeerimata jäänud. Samuti on hästi oluline siis kauplusvõtete puhul see, et kõik küsimused, mis puudutavad sõna tasuta, et kas tasuta kasutamine, PRI ja kõik sellised sõnad, et nendega on, kuna tasuta on selline sõna, mis üldjuhul ikkagi tekitab inimesel tunde, et ta nüüd saab mingisuguse asja ilma rahata ja tänu millele ta motivatsioon on oluliselt kõrgem midagi teha. Et sellest tulenevalt siis seadus on otseselt sõnastatud, et sellise sõna kasutamine, selliste sõnade või sõnapaaride kasutamise juures tuleb olla väga ettevaatlik. Ja siin ka üks näide, et sellised väited, kus siis on kirjutatud, et kingid on tasuta, eks ju, aga lisandub siia käsitlustasu 10 €, et sellised reklaamid on seaduse mõistes käsitletavad ebaausa kauplusvõttena. Samuti on olulised igasugused sellised kauplusvõtted, mis puudutavad raviomadusi, ehk siis sellised väited, et teatud kaup või teenus ravib mingisugust haigust või väärarendeid, et selles mõttes tuleb olla ettevaatlik, et juhul kui nüüd see kaup tegelikult seda, ütleme nii, et kahtluse korral peab siis kaupleja suutma tõendada, et see tõesti see kaup või teenus täpselt selliseid lubatud tagajärgi kaasa toob. Et näiteks on see kohaldub eelkõige selliste
selliste näidete puhul, kus müüakse tavaliselt sellist imetoodet, ütleme, selline absurdne natuke näide on, et müüakse musta latte kohvi, kus siis ja siis reklaamitakse seda selliselt, et see must kohvi aitab kaasa, ütleme, südame, ütleme, veresoonaga haiguste ravile. Et see on kahjuks nagu praktikast tulnud näide ja paraku selliste väidete tarbijatele esitamine ei ole seadusega kooskõlas. Ja muidugi jah, et igasuguste nuppude kasutamine on samuti käsitletavad need ebaausate kauplemisvõtetena, et juhul kui sellised bännerid ja sellised pop-up'id, mis on intensiivse iseloomuga, ehk siis ei lase ütleme tarbijal, kui ta soovib veebileht lahkuda, need hüppavad üles. Et selliste nuppude või bännerite kasutamine on samuti küsitav, et teatud mõnikord ütleme see, kuidas tarbija veebilehel navigeerib, on läbi klikkide, aga ütleme, et sellised pop-up'id ja nupud, mis on käsitletavad sellise intensiivsetena, et sellised on kindlasti käsitletud ebaausate kauplemisvõtetena. Muidugi selles mõttes e-kaupluste puhul on väga oluline siis see, et kuidas tavaliselt see, kuidas kõige sagedamini neid rikkumisi toime pannakse, on siis see, et on teatud müügitingimused, mis siis sõnastatakse selliselt, et need on seadusega vastuolus ja ka selliseid tingimusi on võimalik käsitleda ebaausate kauplemisvõtetena. Et siin mõningad näited, et kõik see, mis puudutab, ütleme jah, sellist tarbijaõigust, et lepingust taganeda või seda, et näiteks selline tingimus, et lepingust taganemisel maksab klient leppetrahvi 50% toote hinnast. Et selge see, et sellise tingimuse puhul me ei saa rääkida heast kaubandustavast, eks ju, et või siis ütleme tavaliselt ongi, et e-kaubanduse puhul see taganemisõigus on see, mis seondub ka väga tihti selliste ebaausate tingimuste ja kauplusete sõnastamisega. Siin ka üks näide, kus oli e-kaupluses müügil selline aiamööbel, tarbija selle tellis selle pildi alusel ja siis sai sellise ka tšeki arve, et selline aiamööbli komplekt, milles on näha, et siis koosneb lauast ja sisuliselt 6 toolist. Ja siis tarbija tegi tellimuse ära, aga saab ootamatult kauplejalt vastus, et tegelikult oli veebilehel ebakorrektne informatsioon, et tegelikult on komplektis 2 tooli. Ja selles mõttes tarbija isegi oli sellega põhimõtteliselt, ta ei nõudnud veel koheselt raha tagastamist, küll aga ta nõudis seda, et ta võtab siis valib teise komplekti ja selgus, et see teine komplekt on samuti siis puudulik. Või siis selline näide, kus tarbija ostis siis veebivast röösteri veekeetja ja sai need kätte, aga avastas, et nendel ei ole eestikeelseid juhendeid ja kirjutas siis kauplejal sellest. Kaupleja selgitas, et tegelikult tal põhimõtteliselt seal juhendit ei olegi eesti keeles ja pakkus välja, et ta saadab siis juhendi kaupleja siis inglise keeles ja pakub siis kompensatsiooniks teatud kinkekaardi. Et sellised, kindlasti on oluline näha, et kui e-kaupluses midagi müüa, et selle peab olema kaasas eestikeelne juhend. Ja siin ka üks viimased näited, et tingimustes on sätestatud, et kõikide küsimuste pretensioonide puhul on teatud siis telefoninumber, mille osas võib ühendust võtta, aga kauba tagastamise puhul siis selgus, et kui nüüd hakata tagasi saatma seda samal teel, kuidas tarbija selle kätte sai, ehk siis postipakkeaadamine vahendusel, siis tegelikult tuleb sisestada süsteemi mitte tavatelefoni number, vaid mobiiltelefoni number, et see saaja saaks siis vastaval vajadusel siis SMS-i
aga kuna veebilehel oli ka avaldatud üksnes siis tavatelefoni number, et siis sellest tulenevalt ei ole olnud võimalikki tagastada seda sellisel viisil, nagu tarbijale sai. Et kas selline käitumine on võib-olla ebaausa kogemused täna?